Kaikil viitat ompeli, kaikil viitat ompeli. Kuin tuli korppi, niin kohotti. Kuin tuli haukka, niin hajotti. Tytöt männit miehellä, tytöt männit miehellä. Poika miul sen minjan tuopi, minja sauna. Ma mõtlesin seda, et Peep tegi valmis. Ma oleks pidanud kaasa võtma raamatu, ühesõnaga Keskkülade perelugu. Niisuga paks raamat ja kõigi oma nende vanemate ja vanavanemate ja kõigi kohta on seal siis sees. Peep sättis. Peep tegi kõik ja korjas ja käis intervjuusid võtmas ja siis nad arvasid, et mina võiks ka kirjutada midagi meie. Midagi võiksid, see sõjavärgi ja selle, kus me käisime, et see sõjavärk on väga küllaltki huvitav. No see ka, et võib-olla sealt alguses, et mida ma ei tea, tähendab, et näiteks, et kus külas teie ja siis isa on sündinud. See on Tuganitsi. Tuganitsa külas. Tuganitsi on see küla. Et ma mõtlesin, et me oleme Tervod, eks ole, Tervo. Ja seal on see Tervola. Et ma mõtlesin, et kas see on... Tervola, see oli vanaisa sünnikoht. Sünnikoht ja vanaisa maja ja kõik. Seal elas tema vend. No vot, et see oli sealt ikka Tervola külast nagu pärit, eks ole. Pärit, jah. On isa. On minu isa. Ja. Aga nüüd, kui minu isa siis, teie vend siis nagu tuli Kosja minu emale, siis kus teie siis elasite, kus külas? Siis elasime Marienburgis. Marienburgis juba? Siis olime seal juba. Ja siis isa oli lõpetanud selle autokooli, eks ole? Isa lõpetas autokooli ja töötas autojuhina. Ja tema meid heidutas igale poole. Ja siis, aga ema nähtavasti elas ikka selles Kuidusi külas, siis ma arvan veel. Seda ta elas hiljem. Alguses elasime kõik koos. Ei, aga kui ta on Neiupõlves, kui ta... Neiupõlves, jah. Kuidusis. Et mina arvan, et on sündinud ka Kuidusis. Jah. Sealt sündinud kõik. Osast lõpuni elanud seal. Ma mäletan, kui ta ema pirukaid sai ja ahjus välja võttis. Kui me käisime Kosjas. Me käisime ka Kosjas ja mind võeti kaasa. No just. Isa ja ema käisid Kosjas ja mind võeti kaasa. Ja see oli veel niimoodi, et nojah, et kui ütleme Neiu ja noormees oma vahel leidsid, et neil on nagu abilumise mõtted ja nii, siis kindlasti noormees läks siis Neiu juurde Kosja, eks ole? Kosja, meie vanemad käisid Kosjas. Ja vanemad käisid Kosjas. Vanemad, meie isa ja ema ja mina. Mind võeti kaasa igale poole, ma olin väike pliika, kus sa seda pliikat koju jätad. Aga kas need pulmad, kas te mäletate, kus olid? Pulmad olid seal Marienburgis. Marienburgis olid pulmad? Mitte seal maal? Ei, mitte maal. Marienburgis olid pulmad. Täitsa pulmi mäletan. Ma mäletan, kuidas mina olin siis ka pulmategelane. Järgmine päev koolis sitten demonstreerisin veel. Õpetaja ka vaatas, mis ma pulmadest tegin. Mina jooksin kõikidel sabas ja olin suur tegelane seal pulmas. Ja siis ema pani teid sinna noorpaari voodisse magama, jah? Jah. Ja siis ma väsisin niivõrd ära, eks ole. Ma olin juba väike plika siiski veel. Ei olnud suur inimene. Ja siis mina väsisin niivõrd ära, olin tooli peale. Niisuke lai tool ja mina seal selles laias toolis siis läksin magama selle laia tooli. Ja siis ema tuli, issand küll laps magab, ta kukub maha ju. Ja siis võtsid oma mehega, nagu öeldakse, minu vennaga, võtsid mind, panid voodisse. Panid pruutpaari voodisse magama. Ja ma magasin pruutpaari voodis. Hommikul ärkasin, siis olin põrandal kasukal.
Siis oli noorpäev oli kunagi väljendatud tõstnud, aga kuna see oli, siis seda ma ei tea. Siis ma olin nii unine ja uimane, et ma seda olin, no ma olin väike ka ikka. Aga siis, kas siis ema nagu kohe kolis sinna teie juurde? Meie juurde kolis. Ahah, et nagu läks. Ema kolis. Mõlemad olid, Hilma ja ema, mõlemad olid meie juures. Siis kui ehitasime maja, siis tuli Hilma. Ja see maja minu teada nagu toodi kuskilt külast? Külast toodi sealt külast, kus mina sündisin. Kus oli meie esimene küla, kus me elasime. Kus isa ja emaga, ühesõnaga isal oli oma kodu, aga ta oma kodus ei elanud, ehitasid maja. Isa ja emaga ehitasid maja ja seal siis meie lastega elasid. Ja siis kui tuli see kolhooside värk, siis oli vaja põgeneda kuskile. Ja me põgenesime siis linna. Sealt põgenesime siis oligi, siis hakati meil see linnaelu peale. Ja siis ema lõpetas, ma tean, selle müüjate kooli. Jah, vist oli. Jah, sest ta oli läinud koos oma sõbrannaga peale kooli lõpetamist medkooli. Ja rääkinud siis direktori, et nemad tahavad sinna õppima tulla. Ja kui siis direktor nendega hakkas vene keeles rääkima, siis nad ei osanud. Siis ta ütles, et me ei saa teid võtta, siin on nagu vene keeles see õppimine. Aga soome keeles olid siis seal see, kas oli autojuhtide kool ja siis oli see isa õppis autojuhiks. Müüjate kool oli soome keeles. Nii et siis ema läks nagu sinna müüjate kooli. Ema õppis siis müüjaks, isa õppis autojuhiks. Ja küll ta meid seisutas pärast. Selle puiduses vahet ja selle linna vahet, Katsina vahet. Aga Marienburgis oli see saaris see suvetoss. Et seal ta oli Katsinas rohkem. See oli Katsinas. Katsinas, ta oli metsa sees. Seal oli ilus park. Hästi ilus park ja ta oli seal pargis. Seal parkis oli iga pühapäev mingisugune olemine. Alati käisime seal, meil anti jäätise raha ja seal pargis siis me käisime alati. Ja see Marienburgi ja Katsina, Hatsina, oota soome keeles, eks ole, see vahe on väikene. Väike, 1,5 kilomeetrit oli läbi metsa, aga muudu ümberringi siis oli kas 3 või 4. Ütleme, kus rong sõitis, sealt oli rohkem. Siis on küll lähedal. Aga me läksime niimoodi läbi metsa. Siis oli 1,5 kilomeetrit. No ja siis kui mina sündima hakkasin, eks ole, emal hakkasid need valud, siis ta võttis mind kaasa, kuhu minna, ei ütles mitte midagi, aga vanad lapsed ei olnud harjunud küsima ka. Käskis riidesse panna ja tulla ja mina siis läksin temaga. Tema läks ühte majja sisse, natuke aja pärast tuli, ütles, et see jää mine koju, mina jään siia. See oli siis seal Hatsinas, eks? Ja mina veel vaatasin, et siin majas ma ei ole kunagi käinud, et ei tea, mis maja see on. Tema läks sünnitama, seda ma lastele ei räägitud vanasti. Nüüd räägitakse kõik. Nüüd räägitakse. Aga siis te läksite koju ja siis... Läksin koju, teised tulid tööd õhtul, kus Liis on. Ma ütlesin, et Liis läks kuskile Katsinas majja sisse. Ja minul käskis koju tulla. Nii palju mina siis ütlesin. Aga kuhu ta läks, seda mina ei lihtsalt huvita. Lähtis ühte majja ja minul ütles mine see koju. Ja mina tulin siis koju. Ja siis ma olin juba natukene suurem. Meil vahetus sinuga on 12 aastat. 12 aastat, jah. Ja siis järgmine päev te läksite piima viima. Käisin emale piima viimas. Ja siis nägite mind? Siis ta kutsus akna juurde. Ma läksin akna juurde ja ta näitas niimoodi. Mina vaatasin, mis on küll laps on. Ei saa, kust ta selle lapse sai. Kust ta selle sai, jah? Kust ta selle sai. Tulin koju ja ütlesin, Liisil oli mingisugune laps, kust ta selle sai, ma ei tea. Ja siis te ütlesite veel, et suured silmad olid.
Jah, suured silmad olid küll, see oli küll, seda mäletan küll, silmad olid lahti, laps vaatas, see hästi suured silmad olid tüdrukul. Kust ta selle sai? Ja mis laps see siis oli, seda mina ei teadnud. Ja. No ja siis isa ja ema leppisid kokku, et minu nimeks saab Lilja. Ja. Ja siis isa ju võeti sõjaväkke, eks ole. Ja. Ta vist tõi veel mind emaga sealt haiglast koju ka. Ei toonud. Ei toonud. Ei, ikka tõi küll, tõi. Ja, vaata, mina praegu ajasin segi selle, et mina tõin teid sealt maalt ära. Ja, see oli. Mis toomine see oli, ma ei mäleta. See oli sinu haiglast toomine. Ja, haiglast. Sina sünnitasid ka. Ja siis meie tõime siit ära. Meil oli juba auto siis. Ja. See oli teine auto Tartu. Ja, see oli, kui Tarmo sündis seal Purul. Ja siis teie käisite oma sinise autoga järel. Ja, mäletan. See oli Tarmo sündis. Tarmo sündis ja meil on pildid, kus Tarmo on süles teile. Jah, mul on meeles küll. Kui siis 41. aastal 22. juunil, eks ole, algas sõda. Nagu venelased ütlevad. Kas 22. või 22. июня ровно в 4 часа Киев бомбили, нам объявили, что началась война. Laul on kohe olemas. Mina ei tea seda. Ja, niisuke laul on kohe. Siis, kui need sakslased hakkasid sinna Marienburgi peale tulema, ema ütles, et keegi naine tuli sealt samast lähedalt ja ütles, et tal on sõduriga, kokku lepitud Vene sõduriga, et me pääseme metsa ära sellest linnast. Ja et 2 tundi on aega, sest siis tuleb juba järgmine poiss valvesse. Ja ühesõnaga 2 tundi oli aega pakkida asjad, et minna metsa. Ma mäletan, mulle pandi ka igavene koorem kaela. Ja ema ütles, et mummo oli krahmanud piibli kaenlasse, see suur piibel oli, mis käis lukku ja seisnud sellega, et tema nüüd läheb. Et teised ikka, et vaja rohkem ka midagi võtta, eks ole. Toit oli lauale jäänud ja ema ütles, et see kaevu ehitus oli pooleli. Ja kõik asjad, kõik, seal meil olid ju kõik nendest hanesulgedest padjad, tekid, madratsid, kõik sinna auku ja augu pealt kinni. Ja keegi oli käinud katsumas. Pärast oli käinud, jah. Aga ei leidnud. Jah. Ühesõnaga kõik sinna auku ja teised asjad kaasa. Ema ütles, et lehmale pandi ka niimoodi, et 2 pool olid kotid kõik. Võib-olla, ma seda ei mäleta, ma mäletan, et mul enda. Ja lambaid võeti kaasa. Lambaid sõime metsas. Palju, 5 lammast olime metsas ära söönud. Et vanaisa oli võtnud piimanõu kätte ja sinna sisse oli ta pannud kella. Ja kui hakkasid väravast välja minema, siis see piimanõu oli läinud vastu posti, kell oli hakanud tirisema. Ja ema ütles, et vanaisa veel ütles, et see on paha enne. See ei ole hea. Ja kui me tagasi tulime, siis maja oli põlenud. Maja oli põlenud. Aga need asjad jäid õnneks sinna all, riided ja voodi asjad olid meil olemas. Nii palju oli taipu siis, eks ole, need sinna panna. Ja 2 kuud olime metsas. Ei olnud nii kaua. Ema ütles 2 augustini olime. Võib-olla küll, võib-olla ma ei tea. Ema ütles, et meil oli tehtud see onn nagu kraavi, et pealt oli kuuseokstest tehtud. Ja ütles, et seepi hoiti kokku, et mind pesti seebiga. Et mina pandi lõkke äärde ja ämbrisse ja siis pesti mind, mina vahtisin üle ämbri ääre. Ja me olime kõik ümber selle sinu seal, kus sind pesti, olime kõik ümber tekki, hoidsime tekki, et ta ei teinud tuult lapsele. Ja sind pangi, ema pangis pesi. Seda mäletan, sinu pesemist mäletan. Hästi mäletan kohe. Ja siis, see oli
me läksime juulis. Juuli ja poole vist septembrini olime. Nii et siis lõpuks olid juba need kartulid olid valmis olnud ja kaalikad ja need olid seal põldudel. Me käisime juba põllu pealt otsimas, eks ole. Liha oli enda käest, 5 lammast sõime ära, piim oli enda käest, lehm oli. Ja nii et sai söödud seal. Ja palju meid oli siis? Tead, seal oli terve igavene küla. Nii et teisi oli ka? Teised ka olid, jah. Kõik külarahvas siis või seal linnarahvas. Palju oli. Meid oli meie pere. 9 inimest. Ja siis ema ütles, et seal oli niimoodi, et üks päev tulid need sakslased, uurisid, et kas venelasi on, kas partisane on. Teine päev tulid need partisanid uurisid, kas sakslasi on, et seal kogu aeg käisid nagu tema seda rääkis, mina seda ei teadnud. Ja siis ta ütles, et vahepeal oli hirmus sõda seal, tulistamine. Et ükskord ka nad olid kartulipõllul ja siis hakkasid üle selle kartulipõllu ühes metsatukas sakslased, teised venelased tulistama, nemad seal keset kartulipõldu. Siis nad roomasid nende vagude vahelt sealt minema. Ja siis mummo oli tulnud minu ja Juhaniga sinna metsa äärde, et issand, et nüüd mis tulistamine see käid, et tapetakse maha. Ja siis ütles, et järgmine kord enam sina ei lähe, et mina neid lapsi kasvatama ei hakka. Isegi mina käisin seal külas, tulid venelased ja küsisid minu käest, teed peenerka. Küsisid minu käest, ma ütlesin ta. Ei, see ei olnud. Kodust ei lastud minna. Nüüd peab vahet pidama vist. Ühesõnaga selle vene keele oskamisega oli seal ikka päris tegu. Oli küll. Et mina mäletan... Meie oskasime küll, aga sulle ema ei oskad tänase päevani. Ja, ema ütles, et et koolis käis siis vene keele tunnid olid, siis kästi öelda mõni lause niisugune. Aga tema ütles ilusti, et maja mama dajarka. Aga see sõbranna tal teine, see mõtles ja ütles, et karova sidit na akne. Mida ta siis mõtles, kassi või keda, aga igatahes karova sidit na akne. Ja vaata, palju sina tead. Mina neid asju ei teadnudki, sest ema minule ei rääkinud kunagi. Ja ema jällegi minu teine mummo, temal oli ka vene keelega päris kehvad lood. Tal olid nii kehvad, et tema ei saanud seal turul käia müümas neid piima asju. Sest ta ei osanud nii palju, et ta oleks inimesega suhelda osanud. Aga minu ema oskas. Minu ema oli seal, ta oli külas sovhoosis tööl ja tema oskas. Ja siis see minu mummo oli käinud neid kohupiimad ja hapukoort müümas seal Peterburis eestlastele. Seal oli palju eestlasi elanud. Elas küll. Meie kõrval elas üks. No mis ta Jüri oli vist, poissi nimi. Me mängisime selle poissi. Ja seal Peterburis ka, kui nad hommikul läksid kõik, siis teised läksid turule, aga tema läks siis oma nende tuttavate kõik, kes tal piima ostsid. Aga ostsid ka siis vene inimesed, kes elasid seal samas. Ja selle ühe eestlase naaber ka ükskord küsis ta käest, et Maria, a te kto? Estonka ili finka? Tema ütles, et niet, ja tšuhna. Kõik ütlesid tšuhna, ta mõtles, et ongi tšuhna. Täpselt nii, nagu mina käisin poes. Teate, mina olin ka ikka alguses ei osanud vene keelt. Midagi küsisin ja see müüja siis küsis minu käest, что тебе надо? Ты чухна? No, tšuhna. Ma ütlesin, ta naverna. Ja mida ma tema käest küsisin, seda ma ei mäleta. Aga mäletan, et poest käisin. Aga vaat me hakkasime enne rääkima seda minu nime, et isa ja siis ema leppisid kokku, et minust saab Lilja. Aga siis tema läks ära sõjaväkke, eks ole, ja kui ju ema läks, siis sõda käis juba ju. Läks siis sinna Selsavet, eks ole, oli ta nime kirja panema, registreerima. Siis seal oli see töötaja ütlenud, mis niisuke nimi, paneme ikka ilusa nime, paneme Raisa.
ema lõi käega, et hakka temaga vaidlema ja panidki. Aga kodus ta midagi sellest ei rääkinud. Ja paberi pani kuskile teiste paberite juurde, eks ole, ja nii kogu aeg mind kutsuti Liljaks. Lilja, minul tänase päevani. Ja ikka kõigile sugulastele ma olen. Ja siis, kui ma läksin kooli, siis ema oli haiglas ja teie viisite mind kooli. Mina viisin, jah. Sünnitama te mind viisite, kooliga viisite. Viisin, jah. Ja seal ka te ütlesite, mis lapse nimi Lilja Tervo. Ja nii minul need 3 aastat kõik, mis ma maal koolis käisin, oligi tunnistusel Lilja Tervo. Aga ristitud, kõigepealt ristis mind mummo, teie ema, sest temal oli see nagu õigus, kuna need kirikuõpetajad võeti kinni ja pandi vangi ja lasti maha ja nii edasi, siis oli selline otsus vastu võetud, et õpetatakse naistele ristimist ja matmist ja selliseid hädavajalikke asju, et naisi ju keegi vangi ei pannud ega niimoodi ei kontrollinud. Ja ühesõnaga, siis mummo siis ristis mind Liljaks. Ja siis 43. aastal, kui sakslased olid siis sees, siis Soomes tuli välipastor on ta või, Kenta pappi. Juhani Jääskeläinen tuli sinna ja ta 1,5 aasta jooksul ristis üle 1000 lapse ja täiskasvanu. Tähendab, kõik me olime seal ju ristimata ametlikult ja kõik terve selle osa ta muudkui käis ja ristis ja kui matused olid, siis tegi need matused tseremooniad. Nii et minul on nüüd olemas Soome arhiivis see paber, kus on kohe kirjas, et Liisa ja Juhana Tervo on tütar, kes on sündinud 25. juunil 1941, on jaanuarist, kuupäeva ma praegu ei mäleta, 43 ristitud Lilja Tervoks. Nii et ma olen täiesti ametlikult Lilja ka ikka. Nii et 2 nime. Kogu aeg käisid need pommitamised, eks ole, nad seda Leningradi piirasid ja sealt ka ikka vastu pommitati ja otsustati, et viiakse inimesed ära. Aga esialgu Soome ei olnud nõus vastu võtma meid, et kus ta paneb nii palju rahvast ja vaja toita ju, eks ole. Aga siiski läbirääkimised käisid edasi ja siis otsustati, et tööealised ühesõnaga ja vanemad naised ja lapsed tulevad siis Soome ja 15–25 aastased noored, ilma lasteta naised lähevad Saksamaale. Venelased viisid ka Saksamaale. Ja venelased ka. Minus sõbranna viidi Saksamaale. Ja ühesõnaga rahvusest nagu seal ei olnud, seal oli ju venelasi ja soomlasi ja ingeroide ja keda meil seal veel oli, eestlasi oli, sakslasi oli, eri rahvuseid oli seal. Minul kooli õde kirjutas siis kirja, et mis sul viga, sa tead, kuhu sa lähed oma rahvasekka, aga meid viiakse kuskile Germaani. Ja, Saksamaale ja. Viidi Saksamaale. Ja meid toodi, tähendab, anti aega 2 päeva asjad pakkida ja vanaisa, see pidi olema siis teie isa, eks ole. Tema andis siis allkirja, et me lähme vabatahtlikult. Ja pandi rongi peale ja alguses koguneti sinna Marienburgi kuskile mingisugune, ma ei mäleta, ema on rääkinud, laoruum või mingi niisugune suur ruum oli. Kogunesime sinna ja sealt siis rongi peale ja toodi siis Paldiskisse. Ja Paldiskis olid siis laagrid. Seal laagris olime 3 nädalat. Jah. Seal olime 3 nädalat. Jah, nii et mais me tulime sinna ja siis ootasime siis neid laevu. Laevad tegid mitu reisi ja laevad vist olid vist Rootsi laevad osa, sest Rootsist oli korraldatud nende rannarootsast äraminek, nii et Vormsist ja kus nad kõik olid, siis nende jaoks oli ka laev tellitud. Nii et siis neid viidi
viidi Rootsi. Ja. Aga meie seal elasime tähtsä nagu koolilapsed. Ja. Tegimme oma igasugused mänge ja olimme lapsed. Ja. Maria oli siis temal oli se niisugune komme alati nookuttada. Tema alati meille nookuttas, kun me rääkisimme mitäkin. Me siellä omavahel mängisimme. Meillä ei ollut sitä olemassakin, meillä oli mänkumaali. Ja. No me elasime seal Heinolas ja Pohjolan Kartanos. Ja. Et me emaga oleme käinud seda maja vaatamas ka Soomes. Mm-hmm. Meil on pildid ka. Ja oleme kohanud siis selle Perenaisega. Ja se oli perenainen ja peremees on surnud, aga nende poeg oli ja. Kes on ema vanune Tytär oli ka. Ja tytär oli ka. Aga seal ema vigastas oma selja. Selja vigastas. Ja ta oli 7 kuud kipsis ja Mikkelis haiglas. Ja seal kohtas ta ka seda Mannerheimi. Mannerheim käis neid vaatamas seal haiglas. Mm-hmm. Ja haiglas oli üks arstiks. Meillä peab olema pilt ka. On pilt ja on. Me käisime mummo ja Juhan ja mina käisime ema vaatamas. Ja. No mäletän piltti. Ja. Ja eestlane arst oli seal, mul on üles kirjutatud see nimi, aga ta oli Eesti arst oli seal ema ütles. Nii et ta oli 7 kuud seal kipsis. Ja. Niimoodi, et ta oli terve siit kuni siiani. Tämänpä haike oli. Ja. A mistä vika oli, sitä minä kes lapselle rääkis. Tema muidu töötas seal toas maja Ja köökis. Aga siis Hilma-täti oli sõrmele haiget teinud, meremees palus, et ema läheks sinna selle lüpsitöö peale. Aga emal oli ju selg opereeritud. Ja. Ta oli ju 8-aastane, kui tal opereeriti. Jalast võeti siit luu ja pandi selga. Ja ta tõstis need piimanõud ja tõstis sellega selja ära. Siis pandi kipsi. Ja ta sai seal invaliidsuspensioni. Nii et võib-olla nüüd, kui ta oli Soomes elas, oleks võinud seda taotleda, aga me ei hakka otsima seda. Aga siis... Sa tead päris palju. Jaa. Siis sul ema rääkis. Ema rääkis, jaa. Aga teie olite seal Soomes ju nende Kaidilate juures. Kaidilate juures olime. Minä olin vanemate juures ja Maria oli noolemate juures. Jaa. Ja suvel te olite seal nende suvilas. Suvilas olime. Ja ema ütles, et kui ta küsis, et kuidas ta nagu sealt rannast nüüd pääseb sinna saarele, sest saare peal oli see suvila. Siis öeldi, et istud seal ja nii kaua, kui tuleb mõni paat, siis ütled, et sina tahad Kaidila juurde ja siis nad viivad professori, tema oli professor. Ja ema ütles, et istuski seal, tuligi üks paat ja üks pikk mees oli ja ema ütles, et ma tahan Kaidile töördud, saad. Läks, võttis oma posti ja tulid ja sõitsid sinna, siis tuli välja, et see oligi vana professor ise. Oligi Kaidila. Ja siis oli saun teise saare peal. Jah, oli. Seda mäletan, saunas käimist ka mäletan. Huvitav see oli. Ja saunas oli nüüd raamatukogu ka. Ja siis käisime kuskil ühes külas kellegi pool. Professor võttis mind kaasa igal juhul. Mina olin professoriga kahekesi, sellepärast, et proua oli haiglas. Proua viidi ju haiglasse. Minä olin professoriga kahekesi ja ma keetsin süüa. 15-aastaselt aga tegin süüa. Midagi ikka tegin. Keetin mingit suppi ja siis ükskord läksime kuskile külla. Nende tuttav oli kutsutud meid külla ja siis pakkus korralikku toitu. Ma siis vaatasin seda toitu ja proovisin järgi teha. No, see meeldiks ole. Siis saime korralikku toitu isegi süüa. Ei olnud nii kogu aeg niisugune supp, mida mina keetsin. Aga professor oli niivõrd ladna, et tema ei ütle mitte üks halb sõna. See seda suppi. Oli rahul. Oli rahul. Aga siis 44. aasta detsembris siis meid hakati sealt tagasi tooma. Et kui
Ja siis laaditi meid vagunitesse, eks ole. Ja meid taheti jätta sinna. Kas sa seda ka tead või? No ema ütles, et need kõik olid öelnud, et jah. See Kaidila oli tegelane meie registreerimisel. Ja ta oli võimeline meid nimekirjast üldse maha võtma. Ja ema ütles et ta ütles, et ärge minge, et te kodumaale ei saa. Et teid viiakse Venemaale, Siberisse. Ema ei uskunud. Ja isa oli ju Venemaal, eks ole, ja kõik tema tahab tagasi. Ja Hilma täpselt samuti. Mõlemad tahtsid ikka oma mehe juurde. Ja me olime Mareniga väga noored, meid ei jäetud. Ja siis oli ostetud ju lehm meil, eks ole, ja heinad. Ema ütles, et heinade jaoks ei olnud veel nööri, et siduda. Küsis peremehe käest, peremehe ütles, et ei ole mul mingit nööri sulle anda. Ja siis kuskilt teisest talust oli saanud siis. Nii et hein oli pakitud ja lehm oli kaasas, nii et pandi looma vagun. Lehma ostmist üldse ei mäleta. Ja ema ütles, et tuli see raha ära kasutada, sest vaata seal Ingerimaal ema ju töötas ohvitseride juures. Ja ma ei tea, kas vanaisa töötas ka kuskil. Sovhoosis? No ei, selle sakslaste ajal. Sakslaste ajal. Ja igatahes ema ütles, et nendel oli... Minu isa töötas niimoodi, et tal oli käru ja ta käis rongi vastas. No vot. Rongi vastas, sealt tõi inimesi puhkused. Ja ema ütles, et ühesõnaga, et meil oli neid saksa markasid. Ja siis Soomes ju ka sai teenida, eks ole, peremees maksid. Ja ema ütles, et et kui hakati Venemaale viima, siis nende saksa markadega ei olnud ju midagi teha Venemaal. Need oli vaja ära kulutada. Ja sellepärast siis ostetigi lehm ja riided olid ilusad. Ma mäletan. Riided olid mulle ommeldi nii ilus kreit. Ja minul on üles kirjutatud, mis ema ütles, mis meil kaasas oli. Palju meil oli seda silku soolatud ja hapukapsast ja liha ja ühesõnaga väga palju oli toitu. Täiesti suurt. Mitu tünnide oli kapsast. Ja tünnide viisi oli toitu, kõiki jahu ja kõik ju. Et see raha tuli ära kasutada, selle pärast tuli. Ja siis pandi meid nendesse loomavagunitesse ja viidi. Ja ei peatunudki Marienburgis. Ei peatud, viidi. Kõik inimesed nutsid, aga mina mõtlesin, mis nad nutavad. Et viiasse paremaste kohta. Mina arvasin niimoodi, ma olin ikka laps. Sinu jutustamine ja kõik see nii huvitab. Sina teatad palju rohkem kui mina. Sest ema oli täis inimene, ta rääkis sulle. Aga mina räägin plika, ei saanud arugi. Ma ainult koolis käimine oli. Aga Venemaalt on ka teil meeles, kui me siis jõudsime, vaata öelge, kuhu me jõudsime Venemaalt. Neljuska. Ja Neljuska küla. Aga mis linn see oli, kus rong jõudis? Novgorod. Ja siis oli... Valdaiska oblast, ja siis te rääkisite, et need heinad panite kuskile linna kellegi küüni alla ja siis käisime ühe kaupa sealt toomas. Aga mis hobunen? Hobunen oli kolhoosist. Kolhoosi hobusega toime ära need heinad. Juhpi kaupa toime. Aga ei tea, kuidas me sealt raudteejaamas sinna Neljuskasse sättusime, kas viidi veaautodega või kuidas, või oli see kaugel või ei mäleta. Vaat seda ma üldse isegi ei mäleta. Ei mäleta absoluutselt. Viidi panti, kuhu minna, kuhu lähme, ega me ei teadnudki. Enne kui kohale jõudsime. Aga peab ütlema, et see külarahvas oli väga sõbralik, väga tore. Aga üks tüdruk varastas meid. Nägi, et meil on neid ilusaid asju, mis meil seal keldris olid maetud riided ja varastas riided. Ja ema ütles ka, et päris võimatu oli, et kui 2 tükki tuli tuppa, siis kindlasti midagi kadus. Aga keegi tüdruk oli nii tubli olnud, et oli kõik põranda ära pesnud ja ahju kütnud.
Me läksime, siis oli tuba sooja ja kõik. Ja tead, mida ma veel mäletan? Mäletan, et Kerjus käis ja rääkis läbi akna. Mida ta rääkis, seda ma ei tea. Rääkis vene keelt. Ja Vene keelt ma oskasin küll. Siis me koolis ma oskasin hästi vene keelt. aga seda mäletate, et sel majal katus lumega sõitis maha? Ei, seda ei mäleta. Sõitis niimoodi, et sinna ukse ette. Me saime sealt ukse prao vahelt välja kuidagi. Ei, seda ei mäleta. Jah, see oli kevade poole talvel. Huvitav näed ei mäleta. Lapsel niisugust hästi ei jäänud meelde. Ja siis mina mäletan, et mummo tegi ahjus seda piima. Jah. Kas see tavaline piim siis pannakse sinna ahju või oli see siis lüpsma tuleva lehma piim või? Ei, tavaline piim. Tavaline piim panti ahju ja pealt oli niisugune pruunikas kollane ilus. Mina seisin alati, ootasin mulle see maitses, see kokoorik. Väga tore oli see piim. Ja siis jõuluvana käis seal. Vaat seda ma ei mäleta. Ja Juhan viskas sinna voodi peale pikali ja naeris, ütles Spellerin Olga. No, et tundis ära. Aga siis, kui Spellerin Olga võttis, see jõuluvana võttis vildid sealt kotist, siis jäi täiesti tõsiseks ja luges luuletust ja kõik, et ega Spelleri Olgal pole kuskilt võtta. Ikka seal külas oli. Selles vene selles samas majas, kus me läksime. Võtta, ma seda ei mäleta üldse. Ja siis ma mäletan, et seal oli nagu mägi sinna järve poole. Oli küll. Ja seal oli poole tee peal nagu saun. Jah, me kuskil saunas käisime. Ja siis ma mäletan, et suvisel ajal oli palju rahvast seal järve ääres ja nutsid kõik. Kiriku õpetaja oli mingi uhketes riietes ja mina siis sain aru, et keegi laps uppus sinna järve, et sellepärast kõik nutavad ja niimoodi. Aga siis ema ütles, et ei, et seal ristiti lapsi. Vene usku oli ja endale uhked riided seljas, nad ristisid, aga vene usus väga tihti Mina tol ajal olin juba ära. Ma ei olnudki seal vene. Ma olin siis juba siin Eestis. Ja, vaat kuidas see Eestisse tulek oli? Eestisse tulek oli, hakkasime astuma mööda raudteed. Astusime, läks pimedaks. Me peame kuskil paluma ööseks. Läksime, tulime see küla, kui sinagi tead seda. Eestisse või? See... Eesti küla. Ja, kohe. Mulle ei tule meelde. Jah, no natuks aja pärast tuleb meelde. Läksime sinna ja läksime ühte tallu ja palusime ööseks. Rääkisime, kes me oleme, rääkisime soome keelt muidugi ja meid pandi magama. Paht pääle, jah. Meid pandi magama. Ja siis järgmine päev me rääkisime, tahame tööd saada. Ja see peremees, kus me ööbisime, see ütles, et vastas peremees on iga aasta võtnud tütru endale tööle, et võib-olla võtab teid, praegu tal ei ole kedagi. Ja läksime vastas tallu, see oli see Pahtpääl. See oli see Pahtpääl peremees. Ja siis mina jäingi juba sinna, ema sõitis veel siis nüüd kodu, nagu kus teie kõik olite. Siis kõik käis sinu ema mind vaatamas üks kord veel. Ma töötasin seal Pahtpääl ikka palju peal. Olin 15-aastane, aga lõbus oli. Tead, seal oli, poisid olid ja tüdrukud ja laulsime, seal oli nii palju laule. Seal rahvas nii kohutavalt palju laulis. Ma mäletan, seal oli suur kiik. Kiik oli küll. Ma käisin vaatamas. Ja. Ma olin seal vist kauem. Sa olid tükk aega minu juures. Jah, sest ma mäletan, me käisime kanamuna korjamas ja kanad olid nagu puurides, nagu võrkpuurid olid. Meil oli korv ja siis võtsime sealt mune panime. Ja siis seal suures tuhas kuskil oli kontrabass. Ja nendel olid üldse kõvad pillimehed. Ja akordioni ja teie mängisite akordioni? Ja mängisin. Mina mängisin noorsuses akordioni. No, mäletasin seda, jah.
Aika praegu ei oska kättekin võtta. Mina mängisin ja siis oli seal nagu maja tagapool või kõrvalmajas kuskil elas Herta tädi. Herta elas kohe taga, meie maja taga. Mina Herta tädi käest käisin küsimas alati seda piimaklimbi suppi. Mulle see nii maitses siis. Samas majas, ainult teisel pool maja. Ja. Tema elas seal. Ja kaua te seal elasite siis? Kuule, kas ligi 3 aastat või ei olnud nii palju või ei mäleta. Kui vanalt te sinna Tartusse tulite? Igal juhul ma läksin 6. klassi. Ei, Tartusse või? Tartusse. Sest Pahtpääl te käisite koolis veel või? Ei käinud, Pahtpääl ei käinud. Aga oota, kus te nagu kooli siis lõpetasite? Alustasite seal Ingerimaal, siis Soomes käisite koolis? Ja Venemaal käisite koolis? Venemaal käisin. See ma mäletan. Seal ma olin 6. klassis. No võt. Seal selle nimega oli? Teie nimi meeldis neile? Ja nüüd pärast ei meeldinud mulle üldse minu nimi. Ma ehmusin ära, kui siia tuli. Ja kuulsin, mis nimi on. No aga mis nimi teil soome keeles oli? Amalia. Amalia, just. Väga ilus. Niimoodi mõtlesid ilus, aga Eestis oli ta Maali. See mind nii ehmatas, et ma kirjutasin Moskvasse. Kirjutasin päris Moskvasse, et palun muuta mu nimi. See dokument on praegu täistu käes, kõik minu dokumendid on täistu käes. See niisuke õigus. Siis anti mulle õigus muuta nimi. Palun muuta nimi Amalia Silviks. Kui Pahtpäält tulite Tallinnasse, siis hakkasite tööd otsima? Tallinnasse või Tartusse muidugi? Tartusse. Kuidas me Tartusse tööd? Jah. Pahtpäält. See on Soomest. Ei, see oli Eestis juba. Eestis. Kas Eestis oli Pahtpääl? Eesti on Pahtpääl, jah. Aha, õigus, jah. Tuleb mulle meeldegi Pahtpääle vastu. Sealt olime, siis tulid juba sinu ema ja Irma ja kõik tulid. Ja mina läksin nende juurde. Ja nende juures siis läksin Tallinna. Tartu. Tartus. Te teised Venemaale ja mina jäin lastega Tartus. No ja ühesõnaga, kõik meid viidi 48. aastal tuli käsk, et kõik Eestis elavad soomlased tuleb ära viia. Ja viidi meid etappi korras kohe sinna Karjalasse. Ja Uraalidesse ka, eks ole? Uraalides oli. Ja kahte kohta. Ma käisin puhkus ajal. Mina ise jäin siia. Teie jäite meie pärast, sest ema oli haiglas, ema olid neerus haiget, ta pidi ära surema. Arstid arvasid, et ta sureb ära. Ja sellepärast siis paluti nagu, et teie jääte lastega, et pärast sõidate järgi. Aga see viimine oli täiesti nii ametlik, et käidi talust tallu, kuna oli alati rahvus teada, rahvus oli passis ja oli ka sissekirjutusel alati rahvus ja võeti inimese pass, tõmmati punane rist peale, minul ei olnud pandi nimekirja ja niimoodi käidi kõik läbi. Ja siis, kui oli see rongi peale minek, siis nimekirja järgi kõik kontrolliti, öeldi nimi, vaadati jah, passis rist, kõik korras. Aga üks meie sugulastest ei olnud kohal, kui käis see eelnev kontroll, nimekirja panemine ja risti tegemine. Aga tema tegi ikka risti endale passis, tema tahtis kaasa minna, et mitte üksi Eestisse jääda. Ja kui siis hakati kontrollima ja teda polnud nimekirjas, siis tema pandi vangi passi rikkumise pärast. Nii et tal jäi ka sinna Karjalasse ja sinna sõita ära. Aga meie siis selle reisi jätsime tegemata, sest ema jäi ellu ja mina tulin siis Tartusse tööle, just. Ja mina ütlen, et see oli ema palvet, mis minust tahab. Ema palvetas,
Tiedätkö hästi mä sain? Tulin lihtsalt linna, jäämas, kysyin jäämas kassapitäjä aknasta. Kuulge, kas te töötajaid vaja ei ole? Se ütles kohe, et ei, meil ei ole vaja, aga teadsin, meil siin kõrval majas. Seal see töötaja läheb ära. Ja see töötaja koht jääb vabaks. Ja mina läksin sinna, see oli Kiira, oli selle tüdruku nimi veel, kes läks Leningradi õppima. Ja mina sain tema koha. Läksin sinna, ütlesin, läksin kadriosakonda. Mul oli mingisugune kohver ka kaasas, kleit oli mul ilus, Soomest toodud kleit, ma olin hästi riides. No noorekene olin ka, ei olnud veel 18 täis, talvel sain 18. No eks mind siis vaadati, ma läksin sinna kadriosakonda, 3 kesi olid kadriosakonda, pearaamatupidaja ja siis direktor, pearaamatupidaja ja veel 3, kes sinna olid seal. Kadriosakonna juhataja. Ja arutasid, keda panna selle tüdruku koha peale, siis ära paari päeva pärast läheb. Ja mina läksin sinna ja küsisin, kas see töötajaid vaja ei ole. No siis mulle siis kadriosakonna juhataja ütles, et meil on vaja küll, aga siin peab meile raudtee peal räägitakse vene keelt. Et raudtee, kõik dokumendid ja kõik on vene keeles. Ma ütlesin, ja прекрасно говорю по-русски. Kui sellele lause ütlesin direktorile, seda mis me siis veel ootame? Meil on vaja praegu inimest, kelle asemele panna, siin on noor tüdruk, tahab tööd, võtame tööle. Ja võetigi mind tööle. Ja ma ütlen, need olid ema palved. Yeah. Ema palvetas minu eest, mis sellest lapsest saab. Yeah. Ja mina sain kohe tööd. 2 nädala pärast tulin tööle. Yeah. Ja hakkasin tööle, seal ei töötasin. Ja sealt hakkaski minu tööpõld peale. Ja te olete nagu eluaeg raamatupidaja töötanud? Kogu aeg. Algus oli arveametnik ja pärast läks raamatupidajaks. Ja siis läksin veel vanem raamatupidajaks. Ja siis ma ju õppisin. Pärast õppimine jäi ju pooleli kõik, aga oli vaja õppida. Ja ma õppisin raamatupidajaks Tartus. Ja Eukeniga saite ka seal tuttavaks? Eukeniga saime seal tuttavaks, kus ma läksin nüüd tööd otsima. Ükskord oli niimoodi, ma hakkasin palka, kassapidaja, hakkasin palka. Ja vaatan, et üks Labanov ei ole palka järgi tulnud. Ja siis küsisin pearaamatupidaja käest, et üks mees ei ole palka järgi tulnud. Aga see mees on praegu Moskvas kursustel. Kui ta deponeeri tema palk, kui ta tuleb, siis maksad. Ja siis läks pool kuud või palju läks ja ma ei mäleta täpselt. Läks kuigi palju aega, tuli üks noor mees, tšuh, lihtsalt põrand käes. Kui tuli meie tuppa raamatupidamisse ja vahib mind. Seisab keset tuba ja vahib mind. Mina mõtlesin, kihelesin, mis asja see poiski tahab. Siis ta minust vahib. Ja siis see poiski täppaga, siis kauaks jäi vahtima. Ja siis ütlesid, mis meil on uus kassapidaja, raamatupidaja. Siis oli arveametnik, raamatupidaja, sain hiljem. Siis kui kursused lõpetasin, raamatupidamise kursused. Ja pearaamatupidaja ütles, jah, meil on uus kassapidaja, raamatupidaja, arvepidaja. Palun saa tuttavaks. Siis minul ütles, see ongi nüüd see mees, kes oli Moskvas, kellel on sul palk maksmata. Maksan nüüd sellele mehele palka ära. Ma ütlesin, maksin talle palka ära. Ja niisama läks minema. Õhtul hakkan koju minema, tema ootab teisel poolt tänavat. Ootas teisel poolt tänavat, saatis mind koju. Mina elasin ühe sõbranna juures. Sõbrannaga kahekesi elasin. Ja nii hakkaski mind koju saatma. Niimoodi saatis 2 aastat. Ja siis 2 aasta pärast siis abiellus. Siis sain varem ennem sain juba tema vanematega tuttavaks. Vanaema oli mina väga meeldinud,
pappi oli ütlenud, et vaat kui minu poiss saab ikka ilusa nimi. Ma olevat ilus tüdruk olnud. Jah. Nüüd vaatavad tootsid ainult pilti peal, midagi inimese nägu on. Ja. Ja niimoodi oli minul. Ja hakkas mingi tööle ja niimoodi tööd hakkas. Siis sündi Saare, Siis sündi Saare, ehitasite maja, siis ehitasime maja. käisite jala kogu aeg tööle. Jala käisime ja see oli küll selge. Eugel sõitis autoga. Mina käisin jala. Seda me tegin sellepärast, et ma olin raamatupidaja juba siis ja vanem raamatupidaja juba. Ma õppisin raamatupidamist ka. Oli vaja õppida, sest õppimine oli poeg ja siis ma õppisin raamatupidamist. Ja siis suusatasite, käisite käärikumatkal. Käärikumatkal käisin palju, mitu korda suusatasin. 3 korda 5-6 kilomeetrit.